viimane garnison, aga ta on olnud garnison ka esimese maailmasõja eel, nii et tegelikult selle koha ajalugu hakkab juba siin pihta kusagil aastast 1916, siis kui siit sõitis ka mööda rong ilusti, siis oli aururong ja siis olid siin natukene edasi, seal me sõidame mööda pärast, kui metsas on näha niisuguseid lagedamaid kohti, seal olid siis puitkasarmud. Ja Tahkuna on üldse Hiiumaa kõige kindlustatum koht kogu aeg olnud ja manage endale kaart nüüd silme ette, kus kohas see Tahkuna ots on, eks ole, Hiiumaa põhjatipp. Samas siin on pajehal. See on õige tõmb. Kas me sinna ette tippu ei lähegi välja või, Lauri? Lauri? Kui soovijaid on, me võime minna. Seal lõpus oli need punkrid või nüüd taha näidata? Või lähme vaatame põnevamad objektid kõigepealt üle. Ma oleks mõtlekas minna ka tippu ja me tagasi tulles tuleme keerame siit ära uuesti selle tee peale, mis mööda randa läheb. Olgu, teeme siis nii. Nii, siis on veel üks asi, mida võiks käia vaatamas, vaadake see sein seal, lähme käime selle juures ära, siis saate minna sinna sisse juba. Jah, granaadi heide. Ja üks asi, mis alati tuleb meeles pidada, kui need punkreid külastada, üks asi on see, et ärge kusagile pead ära lööge ja kusagile konksu otsa kinni jääge, sellepärast need ei ole europunkrid, need ei ole ohutustatud. Selles mõttes alati tuleb vaadata jalge ette ja silme ette. Ja teine asi on selle asja juures siis see ka veel, et mis on punkris sees, loodetavasti seal sees ka säib. Ja punkris on soe. Nii et praegu on hea jagada rühm kaheks. Osa lähevad sinna paremal pool olevasse punkrisse, need, kes on huvitatud neid riiuleid vaatama ja mismoodi need ruumid olid. Teised lähevad siia vasakule poole. Ja ma ei tea, kas me suure jõuguga nüüd sinna sisse hakkame minema. Seda otsustate teie. Nõnda. Vaprosiki. Edasi, kuhu suunda? Nii, nüüd läheb maa alla. Taskulambid kõik kaasa, et kõigil oleks. Kui kellelgi väga puudu on, mul on mõni varulamp ka. Ja nii palju räägin ette ka, et eriti ettevaatlikult käituge seal maa all, sellepärast seal on mõned luugid ja alumise korruse kõrgus on 3,5 meetrit, nii et ärge kukkuge sinna alla. Ehk et meil on üle anda mõned meened inimestele nende tegevuse teenete eest 2 korda päeva jooksul. Meil on üks tore Freelander on siin. Ja meil on üks väga agar Freelanderiga metsas sõita õppija. On Irja olemas siin, kelle hea meelega annaks üle. Ta tegi 2 päevaga väga protsessi ja ilmselt oskab üksi metsas on sõita sellega. Ole hea. Ilma autota. Miks sa Irja nüüd õtta ära lähed? Me ei jõua nii pilti teha. Nii, siis on meil siin olemas härra Vilborn, kellel on abiautot vaja. Ta on tubli auto ka kaasas, et inimesed peavad kinni jääma. Ja oleks midagi välja tõmmata seda sealt siis. Ole hea. Siis oli meil kaasas üks vapper Range Rover spordiomanik. Söömas. Ma ei tea, ma ostis. Tuleb. Ma lähen sinna, et rääks, mul on tunned. Jah, tuli. Õnnitused. Et sa esimest korda vaprad osa võtsid üritusest suuka autoga ja meil sammu ka maha jäänud. Jah, oksatasune, näed, sulle koju veel üks suukem. Aga sellega oleme üritus ametlikult lõppenud selleks korraks. Aitäh kõigile, kes tulid. Loodetavasti jäite rahule. Ilm oli ehk kena ja
kõikide enam ühte tüki ka autodega. Aga kohtume järgmisel üritusel, see on siis sünnipäev, mis on siin aprilli lõpus meil tulemas. 28 vist oli. Ja loodetavasti te olete kõik autodega siit selleks ajaks ikka saare pealt minema saanud ilusasti. Ja mis asi muidugi veel, olge head, kes siin tegid hoolega pilti, filmisid, andke mulle teada, hea meelega võtaks kõige parem meelega näiteks CD-plaadi peal need pildid kätte, mis saaks välja panna. Sest meil endal veel see FTP lahendus ei tööta, et äkki me saame sünnipäevaks seda käima, pilti automaksalaadilise. Et on lootust, et äkki saame uue kodulehe sünnipäevaks, kui kõik hästi laab. Siis on õige, aga praegu võtaks näiteks plaadi pealt ja millegi pilti. Üles panna. Aga see on tänu korraldajatele kõigile.